Tere hommikut! Mul oli väga huvitav hetk praegu selle Zoomi sisse logimisega, et küsiti üle mitu erinevat võimalust. Aga jätkame raamatu lugemisega. Et oleme doktor Paul Claytoni raamatu lugemisel jõudnud kenasti poole peale või natuke rohkemgi. Ja jätkame siis teemat põletikust meie kehas. Ja 8. punkt, mida põletik meie kehas mõjutab, on siis oomega 3 ja nahatervis. Selline vahepealkiri. Enamusel nahaprobleemidel on põletikuline komponent. Krooniline põletik on ühine ja väga levinud element, mis mõjutab meie naha punetust, paistetust ja sügelemist. Kui me sööme nii, et meie menüüs on rasvhapped paigast ära ja oomega 6 on palju rohkem kui oomega 3 ja polüfenoole on vähe, siis kasvab meie naha kalduvus minna põletikku ja sama kehtib ka vastupidi. Et kui meie toit on hea rasvhapete suhtega ja sisaldab palju tervist toetavaid polüfenoole, siis ei lähe nahk nii kergesti põletikku. On läbi viidud erinevaid kliinilisi uurimusi, mis ehkki paljud neist on olnud halvasti läbimõeldud uuringud, sest nad kasutavad tihti vaid ühte nendest toitainetest. Tavaliselt vaadatakse oomega 3 mõju ja oomega 3 neis uuringutes kasutatakse liiga väikeses koguses. Kuid siiski need uuringud näitavad, et meil on võimalik vähendada naha põletikku, kasutades toitumist. Minu kogemuse põhjal on kõige parem tulemus, kõige efektiivsem tulemus naha tervisele selles, kui me kombineerime oomega 3 õigete polüfenoolidega. Aga juhul, kui me võtame eesmärgiks oma põletikutaset vähendada ja naha tervist turgutada, siis tegelikult me võidame sellega palju rohkem kui lihtsalt hea väljanägemisega naha, sest nagu lugesime, siis varasemalt on krooniline põletik põhjuseks palju rohkematele ja hullematele tervisehädadele, kui seda on naha vananemine. Aga vaatame korraks ka rakkude vahelist maatriksit ehk ekstratsellulaarset maatriksit. Meie naha all ja kõikide kudede sees on 3-dimensiooniline mikrokiudude võrgustik, mida me nimetame ekstratsellulaarseks või siis rakkude vaheliseks maatriksiks. See koosneb paljudest erinevat liiki kiududest ja hoiab meie rakkusid koha peal ja paigal. Nii et need rakud, mis tahes kudet nad ka moodustavad, paikneksid õiget pidi, saaksid omavahel suhelda, funktsioneeriksid õigesti ja ühiselt ka näiteks mingisuguse koe koosseisus ja toetaksid siis üksteist. Ja niimoodi naha aluskihina see ekstratsellulaarne maatriks toetab siis termise, epitermise ja sügavamate nahakihtide moodustumist ja koospüsimist. Selle maatriksi ulatus ja tervis määrab ära selle, kui elastne on meie nahk, kui vastupidav on meie nahk, kui paks on meie nahk, kui sile on meie nahk ja kui hästi meie nahk suudab säilitada niiskust. Teisisõnu, rakkudevahelise maatriksi kvaliteet ja lagunemise kiirus määravad ära selle, kui kiiresti meie nahk vananeb. Naharakkude vaheline maatriks ise on väga dünaamiline ja see tähendab seda, et ta pidevalt puruneb ja pidevalt parandab ennast uuesti. Kui see maatriksi lagunemine ja paranemine on tasakaalus, siis me silmaga nähtavalt ja samuti ka mikrostruktuuri mõttes
ei näe, et nahk vananeks. aga kui rakkudevahelise maatriksi lagunemine kiireneb, mis juhtub tihtipeale kroonilise põletiku puhul, siis muutub naha võime maatriksit taastoota ja, ja maatriks hakkab lagunema kiiresti, kui ta ennast parandada suudab. Ja see on see, mis juhtub tihtipeale, kui meie toidus on liiga vähe kehale vajalikke toitaineid. See omakorda viibki siis järk-järgult maatriksi vähenemisele, mis tähendab seda, et nahk hakkab muutuma õhemaks, muutub nõrgemaks ja vähem elastiliseks ja kaotab niiskust. Lühidalt öeldes, nahk vananeb ja palju kiiremini, kui ta tegelikult seda tegema peaks. Kuna krooniline põletik ja toitainete puudus on täna väga levinud, siis on paljud inimesed silmitsi naha liiga kiire vananemisega. See on lihtsalt üks neid teemasid, mida meie kaasaegne läänelik elustiil kaasa toob. Ühelt poolt ta tekitab meie kehas kroonilist põletikku, mis kiirendab nahaaluse rakkudevahelise maatriksi lagunemist ja teiselt poolt toitainete vähesus meie toidus, kehale vajalike toitainete vähesus meie toidus aeglustab rakkude ja kudede uuenemist. See jutt tundub hirmutav, võib-olla, aga kui me teame, et see nii on, siis me saame ka ise vaadata ja otsustada, kuidas naha vananemist ümber pöörata. Kroonilise põletiku peatamine polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kombinatsiooniga on esimene samm. Ja kui sellele lisada kõik vajalikud kofaktorid, mis aitavad kudedel uuendada end, siis on see teine oluline samm. Ja kui sinna juurde veel lisada naha peale mõned ühendid, siis kas kreemi või salvi näol, mis toetavad rakkudevahelise maatriksi uuenemist, näiteks nagu vasepeptiidid või betaglükaanid, siis ongi meil võimalik oma naha tervist oluliselt parandada ja vananemist aeglustada ja tagasi pöörata. See kombinatsioon, oomega-3, polüfenoolid, vajalikud kofaktorid, vasepeptiidid ja betaglükaanid on tõendatult muutnud naha seisundit ja ümber pööranud naha vananemist 6 nädala jooksul 30% võrra. Et seda on siis mõõdetud mingis uuringus. Seega soovitus järgi põletikuvastast elustiili ja toitu põletikku vähendavalt. Kombineeri oma nahahooldustooteid nii, et sa jälgid, et nendest sisalduksid põletikuvastased toimeained ja naha siis rakuvahelise maatriksi taastajad. Nii, peatükk 9. Lapsed ja põletik. Seesama elustiil, mida me elame ja mis nii paljusid meist kroonilise põletiku meelevalda jätavad, on see, mis toob erinevate elustiili haiguste alguse nooremasse ikka ja paraku mõjutab ka meie lapsi. Mõned lapsed on suuremas riskis kui teised. Näiteks diabeetikud ja ülekaalus lapsed on need, keda kõik need haigused, millest me oleme siin rääkinud, mõjutavad tugevamalt kui teisi ja see on väga murettekitav, sest me näeme, et noorte hulgas kasvab diabeetikute ja ülekaaluliste ja rasvunud laste hulk. Nagu me teame, ka need seisundid ehk diabeet, ülekaal, rasvumine on ka omavahel seotud, nii et see, et need mõlemad kasvavad, ei ole üllatus. CRP ehk C-reaktiivne proteiin
on marker, mida mõõdetakse kroonilise põletiku näitajana. See ei ole väga hea marker ega ainuke marker, aga seda kasutatakse kõige sagedamini ehk siis C-reaktiivne valk eesti keeles. Hiljutises uuringus, mis viidi Ameerikas läbi, ilmnes, et suurema kehakaaluga lastel on põletikumarkeri ehk sellesama C-reaktiivse valgu tase kõrgem, mis tähendab seda, et need lapsed kannatavad ka pideva madala põletiku käes. Ja kuna me teame, et krooniline alalävine või seesama madal põletik paratamatult viib selleni, et koed hakkavad kahjustuma, siis võime üsna kindlalt ennustada, et need lapsed on suuremas riskis, et välja kujuneksid kroonilised haigused hilisemas elus. C-reaktiivne valgu tase oli kõrgem ka nendel lastel, kelle pere oli kehvemas majanduslikus seisukorras ja see oli seoses ka rasvarakkude hulgaga kehas ja hiljutiste haigestumistega. Ilmnes uuringust, et need lapsed, kelle pere on majanduslikult raskemas olukorras, on sagedamini ja tõenäolisemalt ka ülekaalus, nad on kehvemini toidetud ja rohkem haiged. Aga ilmnes veel üks mitte nii ilmselge või iseenesestmõistetav teema. Tuli välja, et krooniline stress on tihtipeale tähelepanuta jäetud faktor erinevate degeneratiivsete haiguste väljakujunemisel. Aga tegelikult on just nimelt stressinäitajad need, mis tõstavad keha põletiku vastuse pidevasse kõrgseisu. Ehk siis meie keha ja meie immuunsüsteem on valvel pidevalt ööpäevaringselt, kui stressitase on kõrge ja see toob kaasa ka põletiku taseme tõusu meie kehas. Ja see on ka üks neid põhjuseid, miks võib olla nii, et lapsepõlvetrauma põhjustab või on põhjuslikult seotud ka lühema oodatava elueaga. On leitud, et raske lapsepõlvega lapsed keskmiselt võivad elada umbes kuni 20 aastat vähem kui need lapsed, kellel lapsepõlv on olnud nii-öelda hea ja õnnelik. Seega lapsed, kellel on raske saatus, võivad olla suuremas riskis ka traumaatiliste elujuhtumite osas, aga me teame täna seda, et lapsepõlvetrauma tegelikult mõjutab kõiki lapsi kõikidest erinevatest majanduslikest ja sotsiaalsetest gruppidest. Ja eriti kindlalt võib eeldada, et ka paljud sõjapagulaste või siis immigrantide lapsed, kes on rännanud sisse Euroopasse näiteks vähem stabiilsetest maailma piirkondadest, on suuremas terviseriskis ja tõenäoline on, et terviseprobleemid nende laste kasvades vaid suurenevad. Seega, rääkides üldiselt tervishoiu valdkonnast, siis on see üks teema, millele juba praegu peaksid mõtlema tervishoiutöötajad, tervishoiupoliitika kujundajad. Eriti kui me võtame arvesse seda, kui suur on Euroopa sisserändajate hulk ja me teame juba täna, et sisserändajate lapsed on tervislikult halvemas kohas, kui need, kui tänased täiskasvanud nende vanuses olid. Ja siit me saame edasi minna ja järeldada, et meil võib tekkida tervishoiu nii-öelda teenuste pakkumisel probleeme. Võib ennustada, et tänased lapsed elavad lühemalt, on haigemad ja meie Euroopas seni tõusuteel olnud eluiga hakkab tõenäoliselt peatselt jälle langema. See on see, mida me oleme näinud Ameerikas. Ja me võime üsna kindlad olla, et kui me midagi ei muuda,
siis näeme me õige peatselt ka Euroopas sarnast trendi, kus oluliselt kasvavad elustiilihaigused ja need viivad meie tervishoiusüsteemi pankroti äärele. Seega doktor Clayton ei väsi ennast kordamast. Kogu selle põletiku peatüki lõpetuseks on üks ainus soovitus. Jälgi, et sa elaksid ja sööksid tervist toetavalt ja põletikku vähendavalt. Nii, peatükk 3. Kuidas siis põletikuga võidelda? Krooniline põletik, nähtamatu vaenlane sinu sees, on vaikne, aeglaselt kulgev, näriv tõbi, mis kunagi ei lõpe. Sa ei tunne seda igapäevaselt. Sa ei saa sellest aru, kui ta sind tabab. Aga see on tänapäeva meditsiinis väga tõsine ja nii-öelda kuum tuline teema. Sest me teame, et krooniline põletik põhjustab palju-palju erinevaid haigusi. Nii kirjutas Naiste Tervise ajakiri detsembris 2012. Krooniline põletik mängib võtmetähtsusega rolli mitme väga olulise ja keerulise meie aja haiguse juures, nende hulgas reumatoidartriit, vähk, südamehaigused, diabeet, astma ja isegi Alzheimer. Nii kirjutas Harvardi ülikooli meditsiini ajakiri 2018. aastal. Seega, nagu me oleme rääkinud, kroonilise põletiku võitmine oma kehas on täiesti võimalik ja kõige odavam, lihtsam, turvalisem ja tegelikult ka efektiivsem viis seda teha on kujundada ümber ja jälgida oma toitumist. See on kordades ohutum ja odavam ja efektiivsem kui nii-öelda ravimitega oma kehas toimuvat reguleerida. Sul on võimalik usaldada oma tervis meie poliitikute ja ärimeeste tarkuse ja heasoovlikkuse hoolde. Ja selle tulemusena sa võid muidugi ka surra. Või siis vastupidisel juhul sa võid võtta oma tervise üle vastutuse enda kätesse ja teha vajalikud muudatused oma elustiilis, toitumises ja elada. Kui see ei olnud nüüd piisav üleskutse selleks, et hakata tervislikumalt elama, siis mõtle veel kahele asjale. Me teame ja meil on tänaseks kogunenud päris hea tõendusmaterjali hulk selle kohta, et meie toitumine ei ole lihtsalt see, mis meid haigeks muudab, vaid see teeb meid ka rumalamaks. Me teame, et visuaalne reaktsioonikiirus on hea mõõdik, millega hinnata kesknärvisüsteemi tervist. Ja see on heas korrelatsioonis meie intelligentsuskvotsiendiga ehk IQ-ga. Aju, mis on vähem efektiivne erineva informatsiooni töötlemisel, reageerib ka visuaalsele informatsioonile aeglasemalt. Hästi kontrollitud ja päris kaunis metaanalüüs 14 aasta jooksul läbi viidud uurimustest, sarnastest uurimustest tehti 1884. ja 2004. aasta vahel toimunud uurimuste kohta ja sellega tuli välja, et meie ajutöö on päris kindlasti aeglustunud. Võrreldes Victoria ajastu inglastega on siis tänaste inglaste visuaalne reaktsioonikiirus aeglustunud 81,4 millisekundi võrra, mis on 30%. Ja see on kooskõlas sellega, et ka üldine IQ on langenud 14 punkti võrra, mis on märkimisväärne langus meie vaimse tervise näitajates ja samas päris heas kooskõlas ka meie halvenema füüsilise tervisega. Me sööme toitu, mis ei ole sobivaks kütuseks meie kehale ja ajule ja sellega me tekitame loendamatu hulga
lühiühendusi ja probleeme oma kehas, mida arstid tegelikult ravimitega parandada ei suuda. Muret tekitavalt ei tundu, et IQ langus aeglustuma hakkaks. Ja ehkki iga põlvkond arvab, et nad on arukamad, nutikamad, targemad ja tublimad kui nende vanemad, siis andmed näitavad vastupidist. Ja kui see mõte ei ole ka veel piisav, siis mõtle veel ühele eksistentsiaalsele probleemile. See on see, et iga põlvkonnaga muutub aina raskemaks laste saamine. Naiste viljatus on hästi tuntud teema, aga mehed on samamoodi mõjutatud. Tänaseks teame, et lääneriikides on meeste spermas elusate seemnerakkude hulk langenud viimase poole sajandi jooksul umbes 60%. Ja nende meeste hulk, kes ei ole võimelised viljastama ja lapsi saama, kasvab järjest. Kui selline trend jätkub, siis võib tõenäoliselt ennustada, et meid ootab ees rahvastiku arvu oluline, kontrollimatu langus. On selge, et me tahame olla kaua terved. Me tahame, et meie nii-öelda rahvaterviski püsiks hea, et kogu meie riik saaks rõõmsalt toimida. Me tahame, et elu oleks pikk, et meil oleksid järglased. Ja selleks on tarvis, et meie kehas oleks kontrolli all krooniline põletik ja samamoodi ka liigsete vabade radikaalide tegevus. On 7 konkreetset sammu, mida me saame teha selleks, et vähendada põletikku oma kehas. Ja need 7 sammu on imelihtsad, et igapäevaselt need ellu viia. Ma korraks kontrollin meie kella, mis ütleb kell. Ahah, midagi ta igal juhul ütleb. Ma mõtlen, võib-olla ma jõuan siit esimese selle soovituse ka üle lugeda. See on päris pikk, aga no natuke. Esimene põletiku leevendamise samm. Säti oma söök õigeks. Me ei saa peatada aja möödumist ja kronoloogilist vananemist. Me vananeme umbes 1 aasta võrra iga 365 päevaga. Aga arvestades seda, et suur osa bioloogilisest vananemisest sõltub kroonilisest põletikust meie kehast ja sellest, kui palju kahju tekitavad vabad radikaalid meie rakkudele, siis saame järeldada, et kui me suurendame oma toidus põletikuvastaseid komponente ja antioksüdantseid toitaineid, siis me aeglustame oma keha bioloogilist vananemist. Kõige olulisemad põletikuvastased toidud on puuviljad, köögiviljad ja oomega-3-st rikas õline rasvane kala. Kala, mis sisaldab palju oomega-3, on metsik lõhe. Siinjuures 3 punast hüüumärki, et see on metsik lõhe, mida püütakse merest, mitte see, keda kasvatatakse kasvanduses, sest kasvanduse kalasid toidetakse graanulitega ja kasvanduse kala võib vastupidiselt metsikule kalale olla hoopis väga hea oomega-6 allikas, aga oomega-6 me saame isegi palju. Lisaks on mereandidest oomega-3 palju makrellis, heeringas, tuunikalas, sardiinis, austrites, krabis, krevettides. Puuviljad ja marjad, millel on kõrge põletikuvastane toime, on mustikad, vaarikad, mustsõstrad, maasikad, kirsid ja põldmarjad. Ja väga hea nii-öelda põletikuvastase skooriga köögiviljad on brokkoli, asparaagus, spargel, peet, lehtkapsas, spinat, tavaline kapsas, seened,
Need on üldiselt, peaks olema seenteklassis, aga nad, kui me poest neid ka otsima läheme, on tavaliselt köögiviljadega koos. Need puuviljad ja köögiviljad on kõik väga headeks polüfenoolide ja erinevate fütotoitainete allikaks, millel on põletikuvastane ja antioksüdantne mõju. Oma taldrikule vikerkaare värvides toidu tekitamine või kujundamine on väga hea soovitus. Mida rohkem naturaalseid looduslikke värve on sinu taldrikul, seda suurem ja eripalgeliselt põletikuvastane võib eeldatavalt olla ka see taldrikutäis toitainete poolest. Siin on toodud tabel 1, kus on põletikuvastased toidud ja soovitus on siis seda tabelit kasutada oma toitude planeerimisel ja selleks, et läbi mõelda ja vähemaks võtta põletikku tekitavaid toite oma menüüs. Ehkki see ei ole kaalu langetamiseks mõeldud dieet, siis paljud inimesed oma kogemuse põhjal on öelnud, et kui jälgida siin tabelis toodud soovitusi, siis tihtipeale ka kaal langeb või siis on lihtsam seda kaalu püsivana hoida. Ja enamus tõesti kaotavad kaalu. Väike kastikene on siin metsiku ja kasvandusest kasvatatud kala kohta. Selgituseks. Kalad ei ole inimestest nii-öelda paremad omega-3 tootjad. Metsikud kalad saavad oma omega-3 merevetikatest, mis kasvavad arktilistes vetes. Ja kasvanduse kalad saavad oma kehas sisaldada EPA-t ja DHA-d ainult sellisel juhul, kui neid on toidetud omega-3 sisaldava kalatoiduga. Aga seda teevad vähesed kasvandused. Seega küsimus, kas on abi sellest, kui me võtame omega-3 rasvhappeid, näiteks lina või kanepi seemnetest, mida me teame ju ka, et on võimalik omega-3 saamiseks kasutada. Me teame, et lina ja kanepi seemnetes sisalduv omega-3 rasvhape on lühikese ahelaline ja sellest moodustub töötluse käigus siis pika ahelaga omega-3, mida me kalast saame. Seega vastus on jah, me võime kasutada taimseid õlisid selleks, et saada omega-3, aga siin on väike aga, sest taimsed lina ja kanepi õli omega-3 omastuvad kehas halvemini ja nendest moodustub oluliselt väiksem kogus meie keha jaoks tarviliku pika ahelaga omega-3. Seega on üsna tõenäoline, et kui su menüüs on nii ehk nii omega-6 juba piisavalt ja rohkem kui piisavalt, siis ei ole piisav see kogus omega-3, mida sa suudad omastada lina või kanepi õlist, sest seda peab olema lihtsalt nii palju rohkem võrreldes kalaõliga. Taimetoitlaste ja veganite jaoks on kalaõli nii-öelda jätkusuutlik alternatiiv mitte taimeõli, mitte lina või kanepiõli, vaid otse vetikaõli, mis sisaldab sedasama omega-3 just sellisel kujul, nagu me teda saame kalaõlist. Ja seda saab siis keha otse kasutada ja sealt ei lähe nii-öelda midagi kaotsi ega midagi matemaatika käigus ei muutu vähemaks. Seega veganitele vetikaõli. Vähivastane dieet. Vähivastane dieet on laias laastus samasugune kõikide nende dieetidega, mida me soovitame kasutada ka südame-veresoonkonna haiguste leevendamiseks, ennetamiseks, diabeedi ja ülekaalu vähendamiseks. Peamised ühised reeglid kõikide selliste dieetide puhul on järgnevad. Tarvita rohkem värskeid puu- ja köögivilju. Jälgi, et sinu toidus oleks just nimelt need keerukad või komplekssed süsivesikud.
nagu täisteras kaunviljades leiduvad. Kasuta vähem suhkrut ja soola. Väldi suitsutatud ja marineeritud toitusid, eelista hapendatud toite. Vähem, küpseta vähem toitu kõrgel temperatuuril ja jälgi, et ei tekiks toidu kõrbemist, ehk siis grillimine ja friteerimine on vähem eelistatud võrreldes aurutamise ja hautamisega. Menüüs võiks olla piisavalt puuvilju, seemneid, pähkleid, kaunvilju, teravilju, köögivilju ja sest kõik need nii-öelda naturaalsed toidud sisaldavad ka vähivastaseid ühendeid. Puuviljad on imetabane allikas kaitsvate taimsete toiduainete saamiseks. Nende hulgas on karotenoidid, ksantofüllid ja polüfenoolid. Samuti sisaldavad nad paljusid erinevaid vitamiine ja mineraale. Teraviljad ja pähklid on hea allikas vitamiin E ja polüfenoolide saamiseks ja sealhulgas on siis ka erinevad olulised põletikuvastased ühendid nagu avenantramiidid, mida leiame siis kaeras. Köögiviljad ja vürtsid nagu näiteks rosmariin ja kurkum sisaldavad põletikuvastaseid polüfenoole, aga samamoodi on seal ka siis ühendeid, mis toetavad teise faasi ensüüme, mis aitavad meie kehast välja viia toksiine ja kartsinogeene ehk vähitekitajaid. Nii puuviljad kui köögiviljad annavad meie kehale vajalikke karotenoide ja polüfenoole ja samas me teame ka, et herned ja oad on head lektiinide allikad ja need lektiinid on siis proteaasi inhibiitorid, mis töötavad polüfenoolidega koostöös selleks, et hoida kontrolli all meie kudesid kahjustavaid MMP ensüüme. Taimsed toidud annavad meie kehale ka piisaval hulgal prebiootilisi kiudaineid, mis vähendavad põletikku meie soolestikus ja selle kaudu on neil siis omaette veel täiendav eraldi vähivastane mõju. Lisaks on siis taimsed toidud ka väga head B-vitamiini allikad. Nad annavad meile foolhapet ja niatsiini, mis on väga tähtsad, sest folaadi ja niatsiini vähesus kehas ja nii-öelda kadumine kehast suurendab meie DNA kahjustumise riski. Ja viimaseks siis kärmelt mõned toidu valmistamise näpunäited. Kasuta vähem polüküllastunud taimseid õlisid, milles on palju oomega-6. Vaheta oma õlid ära oliiviõli või siis küllastunud rasvade vastu. Vähenda kõrgel temperatuuril küpsetatud toidu hulka, ehk siis grillitud, friteeritud, röstitud toitude hulka. Pigem hauta, kasuta siis seda aeglast küpsetamist või siis kiiresti, voki kiiresti. Auruta või küpseta mikrolaineahjus oma köögiviljad, see on huvitav. Oma liigeseid, vabandust, et kui sa midagi küpsetad, siis võid kasutada suurel hulgal tüümiani ja oreganot. Need on taimed, mis vähendavad ja tasakaalustavad siis nende erinevate keha kahjustavate AGE ühendite moodustumist. Ära kasuta ahjus küpsetamisel mett selleks, et liha glasuurida, sest see omakorda jällegi suurendab neid keha kahjustavate ühendite tekkimist lihas. Selle koha peal ma praegu lõpetan. Me jõudsime leheküljele 73. Tabel, mis siin raamatus on toodud. Ma vaatan, kui ma jõuan, siis ma näitan sulle seda siin.
et kui ma jõuan, siis ma teen selle eestikeelseks ja jagan meile kõigile, aga ma ei luba seda enne kolmapäeva. Panen salvestuse kinni ja saame paar sõna juttu rääkida.